autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere head kuulajad, mina olen Hans Lõugas ja minu kaas saatejuht on Tarmo Tähepõld. Me kahekesi juhime täna autotundi, käes on 10. mai ja me räägime sellest, et nüüd on võimalik Rolls-Royce'i osta ka maasturina. Kõik te, kes te olete oodanud seda võimalust, siis nüüd saate oma raha letile panna. Uudistes arutame veel seda, et liiklusrikkumistele on kehtestatud nüüd konkreetne hinnakiri ja tuletame teile meelde, mis rikkumisest, mis summa peate maksma. Räägime veel natuke uudiseid, ka sellest, kuidas te peaksite oma murunidukale sel suvel kallame sisse õiget kraami. Kui palju üks autokindlustus päriselt maksab? Mis salajase valemi järgi kindlustusmakse arvutatakse ja kuidas süsteemile tünga teha? Sellest kutsume saatesse küsimustele vastama Eesti liikluskindlustuse fondi juhatuse liikme. Ja lõpuks räägime autodest, millega me oleme teinud proovisõite ja millega lähemalt tutvunud. Üks on Renault, teine on Porsche. No nii, autotunni uudiste sektsioon alustab täna. Teatas Rolls-Royce, et nendel on valmis uus auto. Eks seda, et see auto tuleb, teadsime me juba ammu. Täna see lõpuks avalikustati, pildid, andmed, kõik. Et linna maasturitega me oleme nüüdseks harjunud. Kõigepealt tegi selle õudse tembu fännide arust siis ära Porsche, siis jõudis turule luksusklassist Bentley Bentayga. Nüüd on välja tulnud ka Lamborghini Urus, mida küll Eestis veel ei ole, loodame, et varsti jõuab. Ja siis loodame, et ei jõua. Loodame, et jõuab. Ja siis kuskil taustal on tükk aega ähvardavalt kõrgunud Rolls-Royce'i äratuntav hiiglaslik iluvõre. Ja täna sisenes see suure mürinaga tuppa. V12 mootor, 573 hobujõudu. Ja terve planeedi jagu luksust. Et selles mõttes, et ega Rolls-Royce tegelikult ju mitte millegiga ei üllatanud nüüd selle auto puhul. Kõige suurem üllatus oli see, et nad seda autot tegema hakkasid. Nüüd, kui see välja tuli, siis tal ei ole kuuteratast. Täitsa veider, jah? Ta ei lenda, ise ei juhi, aga küll on seal olemas põhimõtteliselt kõik asjad, millest te isegi unistada ei oska. Aga tehnilistest andmetest kaalub see Monstrum 2,6 tonni. Välja näeb täpselt selline, nagu üks Rolls-Royce'i linnamaastur välja näeb. Ma peab, hiiglaslik iluvõre on olemas. Ja muidugi on ka need küüniuksed või nagu öeldakse suicide doors. Ja enesetapi uksed, et tagumised uksed käivad siis vastupidi, nii nagu mäletate vanaaegsetel autodel. Aga muide see nimi on täiesti iganenud minu arvates, see enesetapi uksed. Ma saan aru, et see võis olla probleem, kui sul on kehva ehitsusega auto uks, mis kiiruse pealt tuleb lahti ja siis tänu õhuvolule rebitakse lahti või kui sa pudened autost välja sõidu ajal, kuna uks läheb lahti, kuna sul pole turvavööd. Ühesõnaga, tänapäeva autode puhul see ei ole enam enesetapp. Ei, see ei ole jah, aga muuseas see enesetapp ei tulnud mitte sellest, vaid see on sellest, et kui et te lihtsalt uks läheb lahti, vaid et kui sa sõidu ajal oled sellest uksest kinni, et siis ta rebib sind välja. Et sa mitte ei kuku sealt kogemata, sellepärast et tee peal oli auk, vaid kui uks avaneb, sa hoiad sellest kinni, siis füüsika teeb oma tööd ja sul ei ole seal mitte midagi teha. Aga Rolls-Royce'i kliendid nüüd hakkasid kohe kartma, et võib-olla nad ei ostaks seda auto. Ei, ostke ikka, väga turvaline. Muuseas, selle auto nimi on Cullinan. Seda ma pole öelnud. Ja just, et ehk siis hääldame korraks eesti keeles ka Cullinan, et kõik saaks minna guugeldama. Aga see muuseas on nimi, mida kannab maailma kõige suurem leitud teemant ja mis asub Briti krooni juveelid hulgas hetkel. Nii et Rolls-Royce ei tee midagi väikselt. Isegi kui ta autole nime paneb, siis peab see olema maailma kõige suurem. Mulle meeldis selle uudise juures see, et ma saan osta aktiivse tegevuse lisamooduleid, et kui ma lähen kalale, siis mul ei vedele lohakalt see õng pagasiruumis, mis oleks päris piinlik, kui ma sellise autoga ringi sõidaksin. Vaid on spetsiaalselt siis moodulid, mille ma saan autosse tõsta, et mul on seal siis kalapüügivarustus või droonivarustus või meenub Bentley Bentayga, mis pakkus siis lisavarustusena näiteks sellist asja, millega sa võid siis kulli panna lendama ja kull tuleb sinu autost. See pistriku varustus.
jah, see moodulisüsteem on, nad on seal pressi tekstis ise seda väga rõhutasid. Põhimõtteliselt kõlab loogiliselt jah, et ilmselt kui sul on Rolls-Royce Cullinan, siis on sul hiiglaslik garaaž ja siis seisab sul see riiul, kus siis vastavalt sinu hobidele on need moodulid ja vaatad, et päike paistab. Täna on vist hea minna näiteks drooni lennutama, tõstad droonimooduli, tahad lohesurfi tegema minna, tõstad lohesurfi mooduli sinna pagasnikusse, sobib ilusti, miski ringi ei lenda. Mida nad veel hästi rõhutasid mitu korda seal on, et see auto on selline 3 kasti süsteem. See on seda, et on siis juhi ala, siis on reisijate ala ja pagasiruum on tavaoludes ikkagi sellise korraliku ja tugeva klaasiga reisijatest eraldatud. Et tekitada Rolls-Royce'i tunnet, et sa oled vaikus, et sa oled salongis, mitte et sul kuskil kukla taga mingine, ma ei tea, ujumisrõngas krabiseb ja see oleks küll ebameeldiv. Just, aga küll aga vajadusel saab alla lasta tagumist istmed. Jällegi, nad olid ise oma seal pressiteates ka natukene sellist, kuidas britilikku huumorit sisse visanud, et kui sa oled näiteks arheoloog ja sul on vaja üks tähtis artefakt sinna paigutada või oled ostnud uue maali, et siis see peab ju ikkagi sinna Cullinani ära mahtuma. See sarkofaagi võiks sinna lükata küll mõne muumiaga. Ei, mina olen linnamaasturite fänn ja mida hullemad ja imposantsem nad on, seda parem, sest olgem ausad, ei ole ohtu, et meie tänavad saaks täidetud hiiglaslike Rolls-Royce Cullinanidega. Ja kui siia tuleb neid 1 või tuleb 2, siis ma arvan, et isegi kõige teadmatum autoinimene tunneb selle ära ja kõige rohelisem ja rattasõbralikum vaatab ka ikkagi seda sellise, kuidas ma ütlen, sellise pilguks, see on midagi muud, midagi huvitavat. Jah, mina ei ole linnamaasturite fänn ja kahju, et nad tegid selle auto ja ma loodan, et Ferrari linnamaasturi projekt läheb ka vastu taevast ja see auto välja ei tule. Aga lõpetame selle uudise peale ainult viimase küsimusega, et kas nad ütlesid ka hinna? Palju see Cullinan maksma hakkab? Ei, hinnakirja seal ei olnud, seal oli natuke tehnilisi andmeid. See on nii tühine asi. Klassikaline, ütleme uuesti üle. Kui sa seda küsima pead, järelikult sa ei jõua seda endale lubada. Ma ei kavatsegi hakata lubama seda endale. Aga tuleme nüüd pilvede pealt siis kõva põntsuga halli, porisesse, koledasse argipäeva ja räägime sellest, et meie Eesti autojuhtide elu läheb efektiivsemaks ja kiiremaks isegi siis, kui me ei oska seadusi järgida. Riigikogu nimelt võttis nüüd pärast 3. lugemist vastu seaduse muudatuse, millega sisuliselt tehakse hinnakiri. Sa tead, kiirmenetluse jaoks, kui palju sa saad traffi, kui sa teed väikse konkreetse pisirikkumise. Õige termin on siis lühimenetlus, menetlusliik. Ja tegelikult ma ei oska teile öelda päris täpselt rikkumise summat, aga vahemik on 20–80 eurot. Ja selle saab määrata siis selles vahemikus 20 sellisele rikkumisele. Aga kas hinnakirja siis ikkagi veel väljas ei ole või ei ole meile seda veel saadetud? Ja ma lugen seda seletuskirja, siin on juba väga tükk aega edasi tagasi sirbinud ja ma võin sulle öelda näiteks seda, et mis sorti asjad 20 rikkumise seas on, mida siis politsei saab sulle väga kiiresti teha ja mis on veel teine asi, need ei jää karistusregistrisse. Üks on näiteks punase tulega üle ristmikus sõitmine, see läheb lühimenetluse alla, saad sealt vahemikust selle trahvi kätte ja nägemist. Kui sul tehnoülevaatust ei ole, autol pole registreerimist või siis Eestisse ümber registreerimist ei ole, siis liikluskindlustus, millest me saates veel pikemalt kohe räägime, kui see on tegemata jäänud, jälle kiiresti suts ära, trahv ja nägemist, et ei oleks pikka paberimäärimist. Siis, kui sa ületad sõidukiirust kuni 20 km tunnis. Kõik siuke, kuidas öelda, Harju keskmised liiklusrikkumised, kui sa ei anna jalakäijale teed ülekäigurajal või kui sa raudteeülesõidukohas rikud reegleid, kui sul pole turvavööd, kui sul pole mootorrattaga sõites kiivrid peas, kui sa pargid vales kohas ja nii edasi, sellised kohad. Ja muidagi siia sisse läheb ka see, et kui sa jalakäija või tasakaalu liikuri juht või jalgrattur ja teed mõne pisirikkumise, kui on mingid muud väärteokoosseisu pole, siis tuleb see lühimenetlus, kiire trahv, plaks kätte kuskile registrisse jälle see jää 20–80 eurot. Põhimõtteliselt siis on see nagu maanteekaamera. Et saad kätte ja registrisse see jää, et kuskil seda ei ole näha mitu, selles mõttes politsei ei vaata, mitu kaameratrahvi seal on. Aga ma ei tea, kas meil on siin, tekib ka polaarsus, mina siis võtan esimesena positsiooni
see on väga hea, et nad see linnakirja tegid, sest oli ammu vaja. Ei teki polaarsust, jah, et minu arvates ka. Sest see siiamaani oli eriti tobe, oli see, et neil on mingi, nad võivad teha sulle kiirmenetluse, siis kui sa kõvasti torisesid, sa võisid minna ka komisjoni ja lisaks siis see ühesõnaga, see kõik taandus kuidagi sellele, et mis tuju kellegil on, kuidas need, mis inimesed on need politseiametnikud, kas nad on hästi toredad sägad, on nad, ma ei tea, mitmendat tund juba valves ja pidanud mitu aisvat joodikut, kui ühesõnaga. Et see ei olnud nagu selge, et olgu, et ma ei vaidlusta, juhtus rikkusin tõesti, kas siis kogemata või tahtlikult, aga et me ei peaks nüüd tegema seda näitemängu, kuidas mina vajun kahjutundest mutta ja siis kui palju ma seal püherdada viitsin selleks, et see trahv oleks näiteks 60 asemel 30 või kui haleda kirja ma kuhugi kirjutan, et konkreetne, teada värk. Konkreetne ja mulle meeldib see, et hoitakse meie kõigi ühist aega ja raha kokku. Hinnanguliselt on siis ministeerium välja arvutanud, et kui lühimenetlus teha, siis kokku hoitakse ja ühe politseipatrulli jagu aega ööpäevas ressurssi kokku. Eestis võiks siis sama ajaga panna nagu üks patrull tegutseks rohkem Eestis. Ja ma arvan, et sinna ikkagi jääb see inimlik mõõde juurde, et ega nad ei pea sulle seda trahvi tegema. Aga ma saan aru ka, miks on väga rõõmsad püsivad rikkujad, siis tegelikult mõned need asjad, mis ma kirjeldasin, no siin näiteks on möödasüüdi nõuete rikkumine ja või siis tehnoülevaatuseta sõitmine, ennem oli ikkagi rahatrahvi ülemmäär 400 eurot või kui sul ei ole kindlustust, 400 eurot või näiteks selline rikkumine, et sul ei ole tehnoülevaatust, 400 eurot ja nüüd on see 80 eurot. Maksimaal. See oli vanasti oli siis kuni 400 eurot. Selleks sa pidid ikkagi seda komisjoni ikka väga, väga karmide sõnadega sõimama, et see 400 sealt kätte saada. Muidugi teine osa on jah see, et kui ennem läks ka see, ma arvan, see mingi näiteks 17 kilomeetrit üle lubatu, läks registrisse, järgmine kord eksisid samamoodi, siis nad nägid juba seal, et see on selline raske jalaga mees. Aga nüüd nad siis enam ei näe. Põhimõtteliselt nagu, nüüd on nagu võingi siis iga nädal selle oma eelarvesse kirjutada ja ma arvan, et korduva rikkumise puhul saad ikka aga kus nad teavad, kus on korduv rikkumine, kui see ei lähe sinna kirja? Jah, vaat siin ma olen sul vastuse võlga, kuna ma ei ole seda seletuskirja osa veel läbi lugenud. Küll aga võin sulle öelda seda, et nende rikkumiste puhul, mis nüüd läheb lühimenetluse alla, mille eest on seni kõige rohkem kirjutatud trahve välja. Näiteks ülemisel aastal kõige rohkem keskmiselt. Mis ma just ütlesin sulle, paku, mis on kõige tõsisem asi, millest kõige rohkem on suuremad trahve. Möödasõidud, pole registreerimist, pole tehnoülevaatust, valesti parkimine, punane tuli. Et kõige suuremad trahvid või kõige rohkem trahve? Keskmisene rahatrahv. Keskmine rahatrahv. Millest on kõige rohkem ma pakuks äkki ikka punast tuld. Mina mille pärast arvan ka, see on liiklusohtlik, aga ei, selle pärast, et kõige suuremad trahvid keskmiselt on tulnud selle eest, et sa sõidad registreerimata või ümber registreerimata mootorsõidukiga. No selge. Täpselt nii. Aga lähme oma uudistega edasi. Veel üks kiire sutsakas kõigile suvistele muruniitjatele. Teatavasti me oleme ka siin saates rääkinud sellest, et bioelement tuleb kütusesse, siis väike etanooli laks on nüüd bensiini sees, kes on seni pannud bensiini 95 oma muru niiduki sisse või trimmeri sisse, siis see võib rikkuda selle masina. Et olge ettevaatlikud, on siuke väike, mis ta on kahetaktiline mootor ja sellise eest tasub ikkagi, kui te tahate sinna bensiini panna, siis 98 bensiini või võtta ikkagi sealt ehituspoest, aianduspoest spetsiaalset aiatehnika kütust, et ärge võtke seda 95, mida nüüd kõik Eesti tankklientid on kohustatud müüma. Uudiseid veel sellest nädalast ja see on võib-olla siuke väga magus uudis Poolast, kus sina käisid. Selle ma suskasin sisse, see ei ole seotud sugugi mu proovisõiduga. Kahjuks ma seda ei näinud. Lihtsalt Poolas juhtus hiljuti väga kurioosne õnnetus, kus kiirteel kaotas mingil põhjusel juhitavuse tsisternauto, paiskus ümber. Ütleme kohe ära, juht on elus, käeluu on küll katki, aga muidu elus terve. Kogu see kiirtee siis umbes 6 raja ulatuses mõlemas, ühesõnaga 3 mõlemas suunas kattus vedelas šokolaadiga. Et see on päris,
õnnetus ikka juhtub, aga siis tänapäeval on ju sellest kohe ilusad pildid ja droonivideod ja see, kui see on ikkagi kiire tee kaetud tonnide viisi šokolaadiga, see on lihtsalt selline vaatepilt, mida sa oled korra elus näinud, veel ägedam oleks, kui sa oleks saanud koha peal olla, sest seal olid pildid, kuidas need hooldusmehed kummikutega, et kui sul keegi ütle, siis sa vaatad, nad müttavad mudas. See on tõesti pruun muda, mis on kattub mõlemad suunda siis ja kõike sõiduradasid. Ja probleem oli seal hooldusmeeste jaoks oli probleem väga tõsine, sellepärast, et see šokolaad hakkas kohe hanguma. Ja selle tee pealt ära saamiseks oli vaja, seal ei öeldud, kui palju või kaua see võttis, aga väga palju kuuma vett, et see ära uhtuda. Ja muidugi ma ei tea, mis on selle asja keskkonnamõju, et mida teeäärsed sipelgakolooniad ja kõik nüüd, mis seal toimub, sest see on kõva rassumine. Teeäär on šokolaad täis. Ja teine asi, mis nüüd mõtlen pani, et kui te nüüd näete maantelt Cisterne sõitmas suvel, et need, kus on ohtlikud kemikaalid ja kütused sees, et nendel on tavaliselt need oranžid mingid märgised peal, et see on nende enda jaoks, et nad teaksid, mida veetakse. Aga kui see tuleb lihtsalt Cistern, kus ei ole neid märgiseid peal, siis me saame aru, et seal sees võib olla mida iganes. Näiteks vedel šokolaad, siirup, ma ei tea, mõelge, mis kõik võib ühes Cisternis olla. See on... see on tõesti selline õnnetus, mis lõppes vist üsnagi õnnelikult osalistele, aga võib-olla veel õnnelikum oleks olnud, kui oleks ka kõrvale tulnud konteiner natuke saiaga, piimacistern ja oleks saanud mina kujutaks ette, et nagu šokolaadi, ma ei ole kunagi mõelnud, kas šokolaad transporditakse, selliste, ütleme, tööstuslikus koguses. Mina kujutaks ette, et nad ikkagi külmutusautos suurte kuubikutena, mis läheb sulatamisele. Ma ei arvanud, et need on nagu hoopis cisternis ja vedelal kujul, mis tuleb seal ilmselt hoida ju kuumas, et ta nagu ära ei tahkuks. Ja maailm on põnev koht. Maailm on põnev koht ja teeme nüüd siia pärast uudiseid omale väikse pausi ja siis lähme saatega edasi. Autotund. Ja meie saade läheb edasi kindlustusteemadega. Räägime rahast ja see on teema, mida iga autojuht, autoomanik, mille peale peab mõtlema ilma kindlustuseta, ei saa liikluses osaleda. Ja sellepärast on meil täna siin stuudios külas Lauri Potsepp, Eesti Liikluskindlustusfondi juhatuse liige, kellelt me tahame paari asja küsida ja rääkida kindlustusest ja selle valdkonna uudistest. Ja uudis konkreetselt on see, et nüüd hiljuti kas see oli vist eelmisel nädalal tuli Liikluskindlustuse fondil välja üks uus kalkulaator, on nii? Nii on, tervist esmalt ka minu poolt ja tõesti nii on, möödunud nädalal Liikluskindlustuse fond avaldas oma uuenenud kalkulaatori. See kalkulaator on koht, kuhu ma saan sisse panna oma auto näiteks numbri, see tuvastab minu auto ja siis ta pakub mulle liikluskindlustuse hinna? Just, ehk liikluskindlustuse erinevad kindlustusmaksed. Liikluskindlustuse hind ongi see rahasumma, mida tuleb lepingu sõlmisel maksta ja poliisi peal kirjutatakse selleks mõisteks kindlustusmakse. Ehk liikluskindlustuse fondi kalkulaator näitab erinevate kindlustussentside liikluskindlustuse kindlustusmakseid. Aga mille poolest see erineb nendest Easy'de ja nende omadest? Ma olen alati käinud sealt otsimas. Mul oli täpselt sama küsimus. Liikluskindlustuse kindlustusmakse sõltub erinevatest asjaoludest ja üks asi, millest liikluskindlustuse kindlustusmakse kindlasti sõltub, on see, millise kanali vahendusel kindlustuslepingut sõlmida. Ja on üsna loomulik, et otse kindlustussentsi veebilehel lepingut sõlmida on odavam kui kindlustusvahendaja vahendusel ning Liikluskindlustuse fondi kalkulaator näitab siis erinevate sentside veebi kanali hindasid. Ehk siis ta võtab kokku, ma saan öelda, koondab need kanalid, kes on need kindlustusseltsid, kes on veebis oma neid hinda pakuvad ja lihtsalt nüüd LKF-i lehel on üks koht koos, kus kõik need kokku tulevad. Just nii see on. Kes need fondid on või seltsid? Need sentsid on kõik liikluskindlustus pakuvad sentsid, siis välja arvatud 2, ehk meie kalkulaator täna veel ei näita siis Swedbanka ja Compensa hinda. Aga kõikide teiste liikluskindlustuse sentside hinda näitavad ja kui te siin vahepeal ütlesite, et käisite varem Easy kalkulaator, siis Easy ei ole kindlustussents, vaid tema on kindlustusvahendaja, kes siis vahendab samamoodi erinevate sentside lepinguid. Nüüd ma võtan korra teemaks minu hinnangul kõige tähtsam asi, mida tavaline autojuht peab teadma liikluskindlustuse kohta ja te parandage mind, kui ma nüüd ütlen seda valesti, aga
autojuhi jaoks ei ole vahet, kust see kindlustus võtta, tema vaatab ainult hinda. Kas see põhimõtteliselt on õige? No kui te nii ütlete, siis ju teil on õigus, aga kui te küsite minu käest, et kas nii on õige mõelda, siis mina sellega küll ei nõustu. Aha, miks? Esimene asi on see, et liikluskindlustuse puhul võib teatud juhtudel kahju hüvitamist nõuda ka oma kindlustusandjalt. Ehk kui on selline tavaline liiklusõnnetus, kus 2 autot on omavahel kokku saanud ja asjaolud on selged, siis on kannatanul valik, kas ta nõuab kahju hüvitamist enda kindlustusandjalt või kahju põhjustaja kindlustusandjalt. Seega, sõlmides liikluskindlustuse lepingut või valides liikluskindlustuse lepingut, tuleb ka sellele mõelda. Nii et jah. Mis juhul võib see olla niimoodi, et nõutakse hoopis siis oma kindlustusseltsid? See ongi juba mõned aastad liikluskindlustuse seadus annabki selle õiguse kannatanule nõuda hüvitist kas enda või põhjustaja seltsilt. Ja selle mõte ongi see, et inimene saaks valida, kus ta hüvitist saab. Lõpuks loomulikult maksab selle kinni ikkagi põhjustaja selts, aga siis seda arveldavad seltsid pärast oma vahel. Seega see mõtteviis, et valin alati kõige odavama, mina ei jaga seda. Nii nagu ma ei vali ka mingid muid teenuseid selle järgi, mis on alati kõige odavam, valin ka selle järgi, kuidas mulle tundub see sents, teine sents, seal ikkagi on ju vahe. Aga selles mõttes, mis seal veel need tingimused, kasko puhul on teada, et seal on kes kastab metslooma, klaasi asju, aga mis liikluskindlustuse puhul on see, mida ma peaksin hakkama kindlasti jälgima, et tähendab selleks, et seda tead saada, ilmselt siis ma pean edasi minema juba sinna pakkuja kodulehele. Et mis need tingimused on? Tõsi on see, et liikluskindlustuse kindlustuskaitse ulatus, mis kahju hüvitatakse ja nii edasi, siis see tuleb ikkagi seadusest ja seal erinevust ei ole. Et mõni sents pakub sinna juurde mõnda, see on mugavusteenust, on ta siis autoabi või midagi sellist, aga selline oma kindlustuskaitse põhiomadused on ikkagi samad, eks. Korraks selle konkreetselt kalkulaatori teemaks võttes, siis ma saan sinna sisse panna auto numbri ja ma saan sealt erinevad hinnad vastu erineva perioodi kohta, kuu, pool aastat, aasta. Kas selle puhul ei arvestata siis midagi enamat? Ma võtan võõra autonumbri, löön selle sisse, mida ma tarbijana võiksin arvestada, mille järgi see hind seal kujuneb? Liikluskindlustuse hinna puhul on tavaline see, et hind sõltub autost ehk automargist, seal mootori võimsusest, busside puhul istekohtade arvust, aga kindlustusmakse kindlasti sõltub ka sõidukiga seotud isikute kahju ajaloost. On selge, et see, kes põhjustab palju õnnetusi, see peab rohkem ka kindlustust maksma. Ja liikluskindlustusfondi kalkulaatori kõige lihtsam selline kasutusviis on tõesti see, et panete registreerimismärgi sisse ja saate vastuse. Ja sellisel juhul siis arvestatakse sellega, et seda kindlustuslepingut sõlmib kas sõiduki omanik või vastutav kasutaja. Ja need andmed võetakse ilmselt siis Maanteeametist? Just Maanteeametist, aga meie kalkulaator võimaldab teha ka keerulisemat päringut. Juhul, kui näiteks te olete leidnud mõne auto, mida te kavatsete osta, ta on kellegi teise nimel, siis meie kalkulaator võimaldab sinna panna ka enda isikukoodi sisse. Ja siis juba masinad arvutavad seda autot, aga arvestades teie isikukoodi. Okei, nüüd ma võib-olla rutan natuke sündmustest ette, aga kas sellisel juhul ma võin sõita autoga, mis on kindlustatud kellegi teise poolt? Selles mõttes, et mina seda autot kasutan ja selle vastutav omanik, mis on keegi teine ja tema nimel on kindlustus tehtud, siis mina võin seda igapäevast kasutada ja mingit probleemi ei ole sellest. Ja Eestis see kindlasti niimoodi on. Eestis liikluskindlustusega on kindlustatud sõiduki valdaja vastutus ja ei ole tähtsust, kes nimeliselt see valdaja on. Kui mina annan teile täna oma auto ja ütlen, et sellel on kindlustus olemas, siis loomulikult kontrollige, et ta on olemas. Aga see ei ole tähtsust, et mina selle kindlustuslepingu sõlminud olen. Kui teie olete roolis, siis on kindlustatud sellega ka teie vastutus. See on väga hea teema, miks Tarmo üles võttis, sest pärast seda, kui see liikluskindlustuse fondi kalkulaator ilmus, siis ilmus pärast seda lugejate seas selline arutelu, mille seaduslikkus tahaks just üle kontrollida, see sama olukord, et just, et mul oli see oli suunatud küsimus. Inimene paneb oma auto numbri sinna sisse ja tal on kehv ajalugu juhina, avariiohtlik käitumine, kindlustusmakse läheb väga suureks ja ta registreerib selle auto teise inimese nimele, kellel on juhtimisõigus olemas, aga kes on mul väga korralik. Jutumärkides vanaema nimele, kellel on juhiluba olemas, aga sõidab ise edasi. Kas selline tegevus on seaduslik? Otsest
seaduse sätet, mis ütleks, et vanaema nimel, vanaemal ei tohiks autot kinkida ja siis vanaema ei tohiks seda autot teile tagasi laenata, et sellist ju ei ole, eks. Jah, nii tehakse, aga siin tuleb arvestada, et auto omanikul on hulk kohustusi. Ehk kui näiteks siis poeg või tütar või pojapoeg või pojatütar jätab selle vanaema nimeli kirjutatud auto liikluskindlustuse tegemata, siis võib see vanaema pensionist suure tüki ära amsata. Ehk võib juhtuda, et vanaemale esitatakse mingi nõue siis selle eest, et ta jättis liikluskindlustuslepingu sõlmimata. Sest lepingu sõlmimise kohustus on sõiduki omanikul või vastutaval kasutajal. Mis siis, et lepingut võib sõlmida igaüks. Nii et otse loomulikult mina ju kindlustustöötajana sellist kindlustuse petmist kuidagimoodi heaks ei kiida, sest kui ikka kindlustusandjad on arvanud, et selle isiku käest tuleb nii palju makset võtta, ju siis neil on õigus ja igasugune siis tegevused, mis proovivad kindlustusandjad eksidele viia, et neid kuidagi heaks kiita ei saa, aga vangi neid inimesi ka panna muidugi ei saa. Selge, seda ma mõtlesin järgi uurida, et kas see on see ilmselgelt tundub ebaõiglane, kui me tahame, et meil kindlustusturul oleks inimesed, kes maksaks õiglast hinda ja saaks sellest vastu õiglast teenust, et kas selline, ma ei taha öelda pettus, aga selle hõnguline tegevus, kas sellest on sanktsioon, see on kuidagi sanktsiooni otsest ei ole, aga tuleb arvestada, et vanaema, kes siis oma nimelise auto võtab, riskib alates, ma ei tea, parkimistrahvidega, kiirusekaamera trahvidega ja nii edasi, nii et minu üleskutse küll oleks vanaemad ja vanaisad jätta enda autodega sõitma ja lapselapsed siis sõitku enda omadega. Ma isegi sanktsioonidel ei mõelnud ka nii palju seda, et saad trahvi või kutsutakse kohtusse, vaid pigem seda, et juhtub õnnetus, mitte sinu süül, tahaksid hüvitist saada, siis öeldakse, kuulge, aga see kindlustus on ju siin 70-aastase meida nimel ja nüüd siis teil siin juhtus, aga see ja kui ikkagi autojuht on seal kannatanud selles liiklusõnnetuses, siis kokkuvõttes tema enda liikluskindlustus ju asjasse ei puutu, et kuni sinnamaani välja, et see küll ei ole lubatud, aga tal võib see ka liikluskindlustus puududa, et kui mu auto majas seisab, keegi selle nüüd otsa sõidab, et mul kindlustust ei ole, siis tähendab, ma hüvitist ei saa, nii et jah, hüvitise maksmise seisukohalt siin küll vahet ei ole. Nüüd üks väga suur must kast, mis on paljudeks väga huvitav, on see, et millest see liikluskindlustuse makse täpselt tekib. Ma saan aru, üldised faktorid on teada, te vist juba nimetate neid ka. Auto siis marktehnilised näitajad, omadused ja ka sellega seotud isiku siis ajalugu, jah. Kas need kuidagi täpsustada, kas see on ärisaladus nendel seltsidel või saab sinna täpsemalt näha näiteks mitu aastat tagasi juhtunud õnnetused lähevad sinna arvesse? No ilmselgelt sellised reeglid on seltsidel olemas, nad on seltsiti erinevad. Ja iga kindlustusandja proovib seda metoodikat siis niimoodi teha, et saaks endale need kliendid, kes siis lähima aasta jooksul õnnetust ei põhjusta ja need, kes siis kahjusid teevad, need oleks siis kellelgi teisel. Kogu see metoodika on oma olemuselt päris keeruline ja päris lõpuni nad avalikud ei ole ja peale selle isegi mina, kes ma üle 20 aasta olen kindlustuses töötanud, ka siis, kui keegi proovikski mulle seda lõpuni selgeks teha, siis see on tegelikult natuke liiga keeruline. Kindlustusmakse valemit ma olen näinud, nendest arusaamine on keeruline ja mida see mulle ikka annab? Minu jaoks on see, et kui palju ma siis aastas seda kindlustusmakset pean maksma ja see on see, mille põhjal ma saan valikut teha, sest ma ei saa iseenesest mõjutada neid andmeid, kui ma endale ikkagi olen BMW ostnud, siis tema liikluskindlustus on kallim ja teadmine, kuidas moodi täpselt see valem kujuneb, võib-olla midagi ei anna. Selline üldine on loomulikult see, et kindlusta rohkem ja põhjusta vähem kahjusid, ju siis sul see makse ka odavam on või see, et sellises kallis teeninduskanalis nagu on kindlustusandja enda kontor või kindlustusvahendaja on kindlustusmakse kallim kui veebis ise tehes, et sellised asjad loomulikult on. Ma mäletan, et kunagi oli selline asi nagu koefitsendisüsteem, et igal juhil oli siis küljes tema koefitsent, millega korrutati tema liiklusmakse, et hästi tubli, pikaaegne juht, seal vist lausa äkki 0,4 olla see, kui ma mäletan õigesti. Ja noor naga, kes kõvasti tänavaposte rammib, et tema maksis ikka kordades rohkem. Et aga miks see ära kaotati? Ma olin siis nii noor või ei puudutanud see, ma ei mäleta seda põhjust. Üks hetk see muudeti ära. No ega ta ju kuskile kadunud ei ole, ainult et tekkis vabadus, et iga kindlustusandja võib ise selle metoodika kujundada. Aha, lihtsalt, et see läks nagu nende kätte, et see ei ole enam nii ühtne. Just, et kui liikluskindlustus Eestisse tuli, siis
üldse see aeg oli ju hoopis teine ja riigi roll meie elu kujundamisel oli teine, alles hiljuti riik määras siis võihinda, et siis ta sinna algusaastatel määras ka kindlustuse hinda ja lihtsalt see areng viis loomulikul teel sinna, et riik otsustas, et nüüd on kindlustusandjad piisavalt pädevad ise seda hinda määrama ja see on selline tavaline turumajandus. Nii et see on iseenesest loomulik areng ja ma mäletan natuke seda aega, kus oli see ühtne metoodika ja ta oli tõeliselt keeruline ja ikka ta ei olnud päris õiglane. Nii ma usun, et tänased metoodikad on veel keerulisemad, et olla õiglasemad ja nendest arusaamine on siis kindlustusmatemaatikute pärusmaa. See, mis te enne ütlesite, tundus minu arust väga õige, et mis ma sellest hinnast ikkagi vaatan, sellepärast, et ma ei saa ju mõjutada minevikku või fakte. Küll aga autojuht, kes vaatab, et tema kindlustusmakse ikka tundub kallis, subjektiivselt, iseenda rahakoti arvestades tundub kallis, tundub, et ta saab mõjutada seda, et äkki ma vahetan autos otsama vastu või kaalun vahetamist ja siis on tal küsimus, et sellest kindlustusmaksest, mis talle vastu vaatab, on ju mingi osa seotud autoga ja mingi osa seotud siis tema endaga. Aga seda te ütlete ka, et me ei saa teada seda, kui suur osakaal seal on, et kui ma nüüd lähen vahetama, et kas ma saan siis seda teha, et ma kontrollin uue sõiduki järgi? Jaa, et saab kontrollida, et saab panna liikluskindlustusfondi kalkulaatorisse siis sisse enda isikukoodi ja ka sellise auto andmed, mis üldse registris ei ole. Valite sealt kuskilt välja, tahaks sellist autot ja panete tema andmed sisse, seal sõiduauto puhul küsitakse sõiduki marki, sõiduki mootori võimsust, võib-olla veel midagi sellist lihtsat ja saategi teada, niimoodi saab proovida küll, aga seal on ka need tulemused niipidi erinevad, et ühel sentsil määrab üks asi rohkem ja teisel teine, nii et sellist ühte mugavat sihukest võrdlust sellistes detailides teha ei saa, et see, mida saab lihtsasti võrrelda, on see lõpptulemus. Ma pressin edasi, puhtalt huvist, lihtsalt sellepärast, ma saan aru, et see pole tegelikult minu elu ja pole selle autojuhi elu, kes kindlustust peab ostma, tema ei mõjuta, aga see on huvitav on ikkagi, et kas juriidilise isiku puhul, kes firma või asutus, kes kindlustab autot, siis ju ei saa arvestada juhi nii-öelda senist kogemust liikluses, kas ta on avariisid teinud, sest juriidiline isik ei saa põhjustada avariisid. Jaa, teil on õigus, me ju ei tea, kes vastava autoga sõidab, aga me saame vaadata seda, kuidas moodi on selle ettevõtte autodega kahjusi põhjustatud. Ja eks see näitab ka midagi, eriti kui see on ettevõtte, kellel on palju autosid, et kes siis millised autojuhid endale tööle võtab. Nii et kui ettevõttega juriidilise isikuga on seotud ikkagi hulk kahjusid, siis sellest jääb märk ja... Absoluutselt, ettevõtte, kelle autodega põhjustatakse palju kahjusid, siis on esimene märk muidugi ka sellest, et mitte ainult, et autojuhid on hooletud, vaid see, et nende autodega sõidetakse palju. Sest see on ka ju loomulik, et mida rohkem minutid auto on liikluses, seda suurem tõenäosus on, et ta õnnetusse satub. Sest ega need õnnetused ei ole ju need, kes seda tahtlikult teevad, nad on ikkagi, see võib juhtuda meil iga ühel, küsimus on ainult, kui tõenäoline see on. Auto võimsus, ma saan aru, et mida võimsam auto, seda kas suurem on risk, et satub avariisse. Nii on ja sellel on väga üksühene seos. Ma olen ise näinud sõnas mõttes uuringuid, kus uuritakse mitte ainult Eestis, aga ka Eestis. Kõik liikluskindlustuse juhtumid on ju liikluskindlustuse registris kirjas ja seal on alates 95. aastast kõik liikluskindlustuse juhtumid, kusjuures on kirjas, millise autoga see põhjustati. Ja kaasa arvatud selle auto tehnilised näitajad, kaasa arvatud selle auto, ma ei tea, omaniku elukoha andmed, nii edasi. Ja selle põhjal, ja seal on üksühene seos, mida võimsama mootoriga sõiduauto, seda suurema tõenäosusega õnnetus põhjustatakse. Mul tuleb meelde, et ma olen seda statistikatest ise näinud ka ja ka seal on veel korrelatsiooni, et kui auto on Baierimaal toodetud, siis on ka tihti juhtub avariisid. Nii on aga ma kindlasti ei tahaks öelda, et autod õnnetusi põhjustavad. Ükski nagu võimsa mootoriga Baierimaal toodetud auto pole ise õnnetust põhjustanud. Küsimus on sellest, kes selliseid autosid armastavad. Kes tahavad neid osta ja nende käitumine liikluses siis on see, mis mõjutab nende autode kahjusust. Ja see on ju riigiti erinev, ilmselgelt. Igas riigis on erinevad sellised lemmik kihutamisautot, nimetame neid siis nii, eks. Mis siis, kui auto mootori võimsus ei olegi väga suur, aga tegelikult selle auto, ütleme siis, taastamine, kui tehakse avariis, või ütleme selle ehitamine, ta on nagu haruldane natukene, kas see siis tegelikult läheb ka arvesse kuidagi?
no esimene asi on see, et kindlustatud liikluskindlustusega on ju sõidukijuhi vastutus ehk hüvitatakse seda kahju, mida selle autoga võidakse põhjustada. Nii et üldiselt seda ei arvestata, ei ole vahet, kas auto maksab 2000 või auto maksab 60 000, selle autoga saab põhjustada sama suurt kahju. Küll aga kui auto on nüüd tõeline rariteet, siis võib arvata, et selle omanik liikleb esiteks palju vähem, seda ei kasutada iga päev liikluses. Teiseks selle omanik on väga-väga hoolikas liikluses, sest see, millega ta sõidab, on kas siis muuseumi eksponaat või muidu selline auto, mida ta ei taha kahjustada. Niipidi vaadates lihtsalt sellepärast, et tema kasutus sagedus on väiksem, võiks sellise rariteet auto kindlustus ju olla odavam, liikluskindlustus just. Ilmselt see on nüüd, ma alati lähen selliste fantaasiamaailma, et te ei ole seal nende algoritmide tegemise juures, aga kas tänapäeva auto puhul, kas võib olla, et seal on juba ka linnukesed, tal on hädaabi pidurdus, tal on kõik need juhiabid, mis nüüd juba tulevad appi, kas see võiks hakata mul, et ma laon omal auto kõiki, seal lisavarustuses, kõik juhiabid valin ja siis on odavam kindlustuse. Jaa, see on kindlasti asi, mida ma ei taha öelda, et kõik kindlustusandjad arvestavad, aga nii palju kui see võimalik siis on ju kindlasti teada mõned autod ja ka autod sellised, mis on sellised, ma ei räägi väga tavalistest autodest, kus kõikidel sõidukitel on mingid abisüsteemid peal ja kindlasti abisüsteemid aitavad õnnetusi ära hoida, sellest pole ju kahtlustki ja kui kindlustusandja huvi on leida need autod ja nende autode juhid, kes vähema tõenäosusega kahju põhjustavad ja neid enda portfelli saada, siis loomulikult kindlustusandjad püüavad selliseid asju arvestada. Tuletaks korraks meelde, eks ju, liikluskindlustuse puhul oli see, et ma olen kaitstud, et kui mina põhjustan õnnetuse, siis liikluskindlustusselts maksab teisele kannatanule tema auto kinni ja mina maksan enda oma ise. Aga mis on need tingimused, mille puhul tuleks minult raha küsima, seal vist olid mingid, et kui ma põhjustan selle avarii purjus peaga, et kus minu kindlustuskaitse nagu enam ei kehti ühtegi pidi. Just nii see on, et liikluskindlustus on vastutuskindlustus, makstakse kinni see kahju, mille juht põhjustab, mida muidu saaks sellest kahju põhjustanud juhi käest nõuda. Ennem kui ma selle päris küsimusele vastan, ma õiendan ära selle, et ei hüvitata mitte ainult seda kannatanu autokahju, vaid ka isikukahju või siis, kui keegi sõidab vastu majaseina või aeda ja nii edasi. Ehk siis kogu kahju, mis ikkagi tekitatud on. Aga õige on ka see, et mitte alati ei ole siis kahju põhjustaja kaitstud. Kahju põhjustaja ei ole kaitstud siis, kui ta põhjustab õnnetuse joobes. Samamoodi võidakse esitada tagasinõue, kui kahju põhjustaja lahkub tahtlikult ja seadust eirates sündmuskohalt. See muuseas on igapäevasem tagasinõude alus. Need on tihti sellised väiksed parklakõksud, kus kogemata sõidetakse kõrvalautole otsa, vaadatakse ringi, kedagi ei ole. See kahju on ka ju väike kriimuk ainult või sealt tuli katki ja nii edasi. Ja mõne aja pärast tuleb siis tagasinõue, sest mindi koha pealt ära. Ja siis tuleb välja, et see tuli maksab seal 1000 eurot ja külje värvimine maksab paar tuhat eurot ja nii edasi. Nii et see on palju sagedasem. Ehk siis, kui väike parklaõnnetus on või juhtub kuskil metsateel üks liiklusmärk ette jääma, mis siis, et kannatanud kohal ei ole, tuleb helistada häirekeskusse, öelda, mis juhtus. Ja tõenäoliselt peale oma andmete jätmist lubatakse teil sealt koha pealt lahkuda. Aga kui lahkute ilma teatamata, siis võite kindel olla, et linnas te jääte vahele. Igal pool on olemas kaamerad ja kaameratest on täpselt näha, mis auto selle kahju põhjustas ja küllap teile järgi jõutakse. Ehk sellisel juhul siis kannatanule maksab kahju põhjustaja kindlustusandja kinni ja esitab pärast tagasinõud. Ja neid tagasinõude aluseid liiklusseaduses on veel, aga need on sellised juba päris harvad, et seal üle 40 kilomeetri tunnis kiiruse ületamisel kahju põhjustamine või politseist ära sõitmine, et need on. Need ei ole meie saate sihtgrupp. Aga just nimelt see nagu teadmatusest sündmuskohalt lahkumine. Ja see on see tavaline. Kas ma võin seda häirekeskust mitte segada, kui mulle tundub, et see kriips on väike, aga jätan oma visiitkaardi selle auto ukse vahele või see ikka ei ole piisav?
no see sõltub ju, kui äkki see kannatanu ei näe seda visiitkaarti või viib tuul selle minema. Või ei saada aru, sest sinna kojamehe vahele pannakse mul kaubanduskeskuses tavaliselt mingit reklaame, mida mina ju näiteks ei loe ja viskan ära ja et seetõttu või minna siis kas või sinna kaubanduskeskusse kuskil infoletti ja öelda siis seal, mis juhtus, aga kindlasti mitte ära minna. Aga kas siis häirekeskus või äkki ma peaksin helistama oma kindlustusseltsi? Võite ka kindlustusseltsi helistada ja sealt saada siis vastavad juhised, mida edasi teha. Kuigi ma arvan, et kindlustusandja soovitus on ikkagi siis 112 helistada. Ja nii näeb muuseas ette ka liiklusseadus, et sinna tuleb helistada. Et ma ei taha sellega öelda, et politsei peab sinna kohale tulema kaugelt sellest, mida ta seal koha peal teeb. Aga peamine on, et see informatsioon on olemas häirekeskuses ja kui siis kannatanu selle avastab, siis saab teada, kes see kahju põhjustaja oli. Mul üks olukord siiski meenub, mis ei ole ei pahatahtlik, tihti enamjaolt ei ole, on see, et kui ma põhjustan õnnetuse ja siis selgub, et mu auto oli ülevaatust. Võib-olla on see, et mul on 2 aastat vana auto, kõik on tegelikult tehniliselt korras, aga lihtsalt ma olen unustanud seda, ühesõnaga, seda juhtub. Ma ei tea, kas nüüd tuleb automaatne teavitus juba või mitte. Nüüd tuleb, jah. Ühesõnaga, et kas see võib automaatselt kahjustada või kui ikkagi sellest ei ole siis... Ei, ülevaatuse puudumisest ei sõltu tagasinõude esitamine, kuigi selles mõttes ju võiks, et kui see ülevaatus puudub ja õnnetus juhtub seetõttu, et auto oli tehniliselt ei olnud tehniliselt korras, et siis ju võiks mõelda, et see tagasinõue on asjakohane, aga praegu seda ei ole. Kui see ei tähenda siis seda, et võiks ülevaatuseta sõidukiga sõita. No küsiks lõpetuseks seda ka, et kuidas meil see kindlustuse tulevik saab olema. Me juba rääkisime sellest, et ega ükski Baierimaa auto ise ei tee õnnetusi, aga äkki meil siin varsti hakkavad nad juba tegema. Meil on siin läänemaailmas juba neid näiteid, kuidas autod teevad päris palju asju ise. Kas see tähendab, et kindlustus hakkab ka muutuma? No paratamatult, ega kindlustus ei saa jääda selliseks, nagu ta on, kui maailm tema ümber muutub. Liiklusõnnetused ei kao, see on ka selge. Kannatanud jäävad. Seega jääb ka robotautode omanike vastutus ja jääb ka liikluskindlustus. Seda, kui palju meil on 20 aasta pärast linnas autosid, kellel üldse auto on, kelle omand nad on, kui palju ja vähe neid on, kui palju nad kahjusi põhjustavad, seda ju keegi ei tea. Automüüjad ja arendajad siis räägivad sellist kiiret muutust, realistid natuke aeglasemalt ja siis pessimistid räägivad seda, et ei tulegi. Aga kindlasti kindlust muutub koos automaailma ja inimeste arenguga. Te ütlesite juba ära, et auto selle, olgu ta robotauto või mitte, omaniku vastutus jääb. Kas siit ei tule mingit sellist ebamäärasusest, et kes ikkagi vastutab, et kui auto on küll omanik, aga äkki selle juhtimisotsuse tegi seal keegi teine on sinna programmeerinud ju, et see asi läheb häguseks? Ei lähe, sest see on täna ka nõnda. Ega siis autovaldaja, autojuht vastutab enda tekitatud kahju eest oma süüst sõltumata. Ehk siis täna ka liiklusõnnetuse puhul ei küsi ju keegi, et miks sa selle õnnetuse tegid, et kas tuli äkiline külm või mingi muu asi või jooksis koer tee peale ja te nüüd koerast mööda põikamise tõttu põrkasite kellegi kokku. Ega seda küsimust täna ka ei küsita. Ehk autojuht, ehk autovaldaja vastutab oma süüst sõltumata. Seega, seda küsimust, et kes siis selle vale juhtimisotsuse tegi, kas see tegi juht või tegi seda siis arvutiprogramm, kus oli programmi viga või oli nii ette nähtud. Kahju hüvitamise puhul, mis on sõidukiga tekitatud kahju, need küsimused juba täna ei oma tähendust. Muidugi pärast poole, kui kedagi tahetakse süüdi mõista, vangi panna, et kas siis robotauto pannakse sinna patarisse kinni või mitte, või pannakse siis programmeerija või autojuht, see on seal küsimus, kes siis süüdi on. Aga kindlustuse seisukohalt sellel küsimusel vahet ei ole. Selge, Lauri Kotsep, suur tänu teil täna meie saatesse tulemast, me saime natuke kindlustus küsimustele vastatud ja igaüks, kes tahab teada siis, kui palju tema praeguse või võib-olla järgmise autokindlustusmakse võiks olla, siis liikluskindlustuse fondilt saab neid erinevaid hindu võrrelda. Teeme siia väikse pausi. Autotund. No nii, ja nüüd Autotunni saate 3. osa juurde, kus me tavaliselt räägime proovisõitudest ja meil on proovisõite kogunenud, me oleme täna siin ainult 2 räägime sellest, mina ja Tarmo, sest me mõlemad oleme natukene proovisõite teinud. Võib-olla ma alustan endast. Alustan. Et sellepärast mina ei sõitnud tegelikult uue autoga.
ja hoopis põnevam oli see kõik kaasnev, mis selle proovisõidule eelnes, aga lühidalt öeldes siis õnnestus mul Stuttgarti lähedal teha mõned tunnid proovisõitu Porsche Panamera 4 e-hübriidiga. Ja miks see põhjus on? Porsche tutvustas siis Euroopa ajakirjanikele Stuttgartis toimuvat ja seal käib tohutu ehitustöö. Nimelt sellepärast, et firmal on tuline kiire, et saada valmis oma elektriauto, mis peaks järgmisel aastal välja tulema. Miks siis Panamerad? Sellepärast, et elektriauto ei ole veel valmis. Aga see kõik natuke on omavahel seotud. Kas seal tutvustati tohutu ehitust, kas tutvustati nagu tehasehitust või autoehitust? Siin on kõik seotud omavahel, sellepärast, et ma räägin selle ehitusosa ära, see võib-olla tegelikult on olulisem, ma ei tea, kas ka põnevam, aga olulisem on küll, et miks Porsche hakkas elektriautot üldse ehitama? Nad peavad tegema seda, neil ei ole muud varianti, nad on sunnitud. Sisuliselt on nagu hoitakse neil revolverit toimu kohal ja nii, teete enda elektriauto või te ei saa enam oma sportautosid ehitada. Kuna Euroopa regulatsioonid on sellised, et aastaks 2021 on juba väga ranged nõudmised, mis sul peab olema siis kogu autofirma keskmised need süsihappegaasi heitmenormid ja kus sa toodad autosid, mis teevad nagu need Panamerad ja 911 on ju ka vabalt 200 grammi CO2 kilomeetri kohta, mis on üle 2-3 korda rohkem, kui on see norm, siis neil ei ole muud üle, või hakata toodama ka autosid, mis toodavad siis 0 grammi kilomeetri kohta. Ja neil on see ka kiire, nad ehitavad oma peakorteri juurde autotehast, kogu uus tootmine ja samal ajal, kui seda maja tehast ehitatakse, samal ajal juba hakatakse ehitama siis seadmeid, mis autot toodavad sinna ühe hoone sisse ja samal ajal juba hakatakse seda auto osi tootma, et see on tohutu segadus, ajalooline Stuttgarti linn, kujutate ette sellist Saksa linna, kus on sajandite pikkune ajalugu, sul on väga ranged reeglid, kui kõrged majusid tohid ehitada, kitsad tänavad, 20 000 rekkat veavad sinna esiteks, veavad siis mõnde hoonete ehitamiseks kaupa, siis hakkavad iga päev seal rekkad sõitma, kuna logistikud võtab rekkadega, mis toovad sinna siis akusid, nad ise akusid ei tooda, siis hakkavad need rekkad, need autosid ära tootma. Ühesõnaga, mingi arvutus oli tehtud Porsche peakorteris, mis ütles, et meil on mõttekam teha see uus elektriauto teha siia meie ajaloolise peakorteri kõrvale tihedatesse kvartalitesse maa alla suurelt osalt üle mitme kvartali laiali, nii et ühes kohas toodetakse keredetaile, siis seda veoajamit ja kolmas on koostöökeskus ja üle inimeste peade tehakse konveier 800 meetrine üle linna tänavate, liiguvad elektriauto osad. Te võite siis järgmisest aastast Stuttgarti minna ja vaadata üles ja näete, kuidas need jupid liiguvad ühest kohast teise. Ühesõnaga hullumeelne. Aga pidi olema kõige suurem sünergia nii, et see isegi ei ole mitte kõige odavam, aga kõige parem tulemus. Kuidas see sünergia linnaelanikega on? Ma kujutan ette, kõigi Tallinnas tahaks hakata 20 000 rekat sisse tuua ja hakata midagi üle kellegi pea ehitama, siis see on üsna hullumeelne, ütleme, nad on kõikide reeglitele pidanud siis ikkagi kohanduma, et nad ei tohi ehitada väga kõrged maju, et sellel on üks 60 000 ruutmeetrine koostöökeskus, kust lõpust auto välja sõidab, siis see Mission E, siis see, ta ei saa mahu ära linna, siis nad ehitasid selle nagu üle poole ulatuses maa alla, et maa all on maja, mis on natukene kallim kui maa peale ehitamine. Hullumeelne variant ja siis muidugi nad linnaelanikele ja oma töötajatele ja kõigile ehitajatele teinud seal 100 miljoni eri varianti, kus käivad shuttle bussidega, tuuakse inimesi jalgrattaid ja asju, et see linn vastu peaks. Ühesõnaga, neil on kiire, nad ehitavad neid ja see auto, mida ju tegelikult näidati juba 3 aastat tagasi messil see kontsepti, see on siis sõitev prototüüp on olemas, aga veel pressile seda sõita ei anta. Järgmine aasta peaks ta välja tulema ja peaks olema, mis põhiline, parem kui Tesla. Mis nad siis eeldavad sellest müügiarvuks, et või see on alles algus ja siis lähevad elektriliseks kõik Cayenne'id ja nad ei ehita ju ühe auto pärast seda? See esimene tehas peaks seda Mission E tootma 20 000 tükki aastas. See on ikkagi üsna palju, kuigi Porsche praegune aastatoodang on umbes 10 korda suurem, natuke rohkem 250 000 või nii autot. Ja nad ei muuda olemasolevat autot lihtsalt nagu klõpsust elektriliseks, nad teevad see Mission E ja juba järgmine elektriauto mudel on juba ka näidatud ja see kontsept valmis, mis on siis tahan öelda Gran Turismo, aga ei, seal üks veel põnevam nimi, mille nimi oli kas Cross Turismo või? No ühesõnaga nagu see sportuniversaalilikum versioon. Sportturismo on see,
Mission E. See, see olgu. See, mis on siin tekitanud kontoris väga vastakaid arvamusi. Maailma ilusaim versus maailma koledaim auto. Porsche Mission E on siis esimene elektriauto, selline sedaan, eks 4 uksega, 4 kohaga ka. Taga on siis 2 eraldi istet ja siis Mission E Cross Turismo on siis auto, mis on, universaal on palju öeldud, sest tal on väike nõgla, on seal taga akna kohal, mis ta peaks universaaliks tegema. Et see on siis järgmine mudel. Aga proovisõit, senikaua kui see elektriautot veel ei ole, on nad hirmus palju teinud põhiaurlend selle peale, et teha kõikidest mudelitest neid esiteks hübriide, aga hübriid, sellest pole neile ka kasu, sest hübriidi tegelikult see CO2 väljaheitmed on ikkagi päris suured, et ainuke asi, millest neil paberi peal kasu on Brüsselile näidata, on siis pistikhübriidid, mida nad nimetavad oma kõneprogrammis e-hübriid. Mis minu jaoks on nagu tarbijale kõige mõttetum auto üldse, et sa pead teda nii tankima kui ka laadima. See nagu omada on keeruline. Sa ei saa ainult laadida, sa ei saa ainult tankida, saad, aga siis ta on tühi aku, et see ei tööta. Aga paberi peal see töötab, sest selle CO2 on heitmena mingi 60-50 grammi kilomeetri peale. Ja nendega sõit toimus siis Stuttgardi ümbruses kiirteedel ja need on Panamerad. Ma ei oskagi muud öelda, et mul ei ole väga palju kogemusi teiste Porschedega võrreldes, aga see Panamera on suur auto, 4 just, pikk kere ja sõidab niimoodi nagu suure autoga sõidad, et kiirteel on väga stabiilne ja mõnus ka väga suurtel kiirustel, et kui on tühi tee, siis teatavasti Saksa autobaanil võid sõita väga kiiresti, võid sõita 265 km tunnis ja see on norm seal, sellest, et see on ka üks alus, millest arendatakse elektriautot, Mission E-d, et sa pead olema võimeline sellega sõitma väga pikalt, väga kiiresti, sest kui Saksa klient selle auto ostab ja ta ei saa sõita sellega Berliini Stuttgardist mööda kiirteed, siis ta on väga pettunud ja see on muide täpselt see probleem, mis on Tesla elektrimootoritel, et nad ei kannata pikalt väga suurt kiiret sõitu, et nad kuumenevad üle ja võimsus langeb, aga sa võid saatma 2, 3, 4, 5 tundi järjest 150-200 tunnis sõita. Aga Porschel on ilmselt see probleem on lahendatud, lihtsalt nüüd on vaja lahendatud see, et kuidas tehas valmis. Täpselt, neil on teised mootorid, sünkroonmootorid, mis on ka muide selle uuel Jaguar I-Pace'il siis ka, et mis kannatavad siis seda pikalt püsivalt tippvõimsusega sõitu, nii et muidugi väga kihvt auto, aga eks siis näeb, kui see välja tuleb kunagi. Aga nagu kas emotsiooni tekkis, et ma istun Porsche roolis, nagu, et ma olen, et see on mingi eriline koht või et ei, mulle meeldib ikka, jah, see on, ütleme, ma ei ole seal koha peal selline autoajakirjanik, kes oskaks seda võrrelda, et kas see nüüd hea või halb, aga ja minu jaoks Panamera nagu suur auto liiga, aga muidugi, see on väga kihvt, mõnus, tore ja see e-hübriid on ka, et ma olin väga üllatunud, et nad ikka suudavad teha auto, mis sõidab linnas ja linna lähedal kuni 80-90 km tunnis on puhtalt elektrijõul, et täiesti vaikselt sõidad nagu elektriauto ja kui sealt üle vajutad, siis ta on ikkagi ta ainult turbomootoriga, ta oli tavaline, aga sõidab ikka väga ilusti ja kiirendab väga enam-vähem. Pean sind uskuma, ise ei ole veel proovinud, nii et. Aga sina sõitsid ka ühe kiire autoga? Jaa, ütleme, minu selle nädala proovisõit läheb ka natuke nagu sinna Hansu rubriiki, et pigem oli oluline see üritus, mis seal ümber toimus. Ka mina lahkusin kodumaalt, et minna Poznanisse koos mitmete teiste Eesti autoajakirjanikega ja Poznanisse minnakse muuseas tänapäeval läbi Saksamaa, mis oli väga huvitav. Minu arust vist on need kõik teed viivad läbi Frankfurdi Euroopa kõikidesse linnadesse. Just, aga Frankfurdist saab minna veel Münchenisse ja siis Münchenist Poznanisse. Aga huvitavas kohas asub see Poznan, peab ütlema siis. Ja. Aga eks mis nalli naljaks, et Eestist ongi raske kuskile niimoodi ju otse saada. Aga mis autosid siis Poznanis? Poznanis näidati uut Renault Megane RS-i, mis on siis kõige lihtsamalt öeldes Megani sportlik luukpära. Konkureerib Honda Civic Type R-i, Golf GTI selle klassi autodega. Et see nüüd tuleb müüki, avalikustati seal ka Baltikumi või siis seal meie regiooni hinnad. Seal hakkab manuaalkastiga auto, hakkab hinnast 24 000 pluss käibemaks, mis on siis 28-29 000. Matemaatikas olen kehv natuke. 29 000 peaaegu, jah. Et Renault tegelikult, mida ma ise olen siin
enda sisust mõelnud, et üldse sportlikel luukpäradel oli kuskil siin 90-ndatel ja see oli natukene kehv aeg. Et 80-ndatel ja veel 90-ndate alguseid legendaarsed ja siis käis kõik see asi alla. Üldse oli automarkidel kuidagi imelik aeg. Ja tänu sellele kuidagi nagu, muidugi, hardcore autofännid teavad Renault nagu sportlik autod, ajalugu Renault seal 5, kogu see Williamsi seos, aga tavainimesele, kui sa ütled Renault, siis seostu sellega, et see on nagu sportauto või keerast natuke jõudu juurde, et las ta siis olla. Tegelikult on Renault taust ikkagi võidusõidus väga kõva. Nad oskavad teha väga kiireid autosid ja väga hästi. Et sellele nad nüüd ise ka rõhuvad kogu see suurejooneline üritus, kus oli Poola ja Baltikumi ajakirjanikke oli ligi 100, kuigi hiljem seal oli ka osaliselt mingid edasimüüjad. Aga ma ei tea, pigem oli see ikkagi tehtud nagu pressiüritus. Suurejooneline, Poznani ringrajal oli kohal 20 Megane RS-i, lisaks Clio RS-id 5 tükki. Ja siis terve pinu tavalisemaid Megane GT-sid, need olid seal pigem vaatamiseks ja seal ümber ringraja teedel natuke sõitmiseks, et põhirõhk oli Megane RS-il. 280 hobujõudu, 4-ukseline ja väga kiire. Nüüd on ja lisaks oli seal kohal ka veel, millega tehti lõbusõitu, kui sul loosiõnn naeratas, oli Renault RS01, et kõik nüüd võtavad arvutid lahti ja guugeldavad. Nii ma guugeldan. Tegemist on väga, väga raju võidusõiduautoga. Ja minule loosiõnn õnneks ei naeratanud, sest ma ilmselt ei oleks tahtnud sellega sõitma minna. Selle sa siis rooli istuda kohe või? Ei, see on nii professionaalne võidusõiduauto, et ma ei taha teada, mis juhtuks, kui sinna istuks või nii selline poolamatöör, isegi poolamatöör. See on need, kes käisid sõitmas, ütlesid, see on ikkagi midagi täiesti uskumatut, kuidas seal kohas, kus sa Renault Megane RS-iga juba ammu pidurdad ja juba mõtled, kas ma lähen kurvist välja, siis seal kohas see auto veel isegi mitte ei pidurdanud, vaid sõitis 200-ga ja kui ta pidurdas, siis see ei olnud selline pikk protsess, nagu sa oled elus harjunud, et auto siis peatub, vaid see oli nagu käis mürts, auto seisis ja siis ta läks sealt kurvist läbi jälle mingi see oli olnud päris ebamaine kogemus, seal mehed tulid emotsionaalsetes pisarates välja, nagu nad ütlesid. Aga Megane RS-i kohta tuleb öelda, et ma ei oska selle kohta mitte midagi öelda. Sest see oli selline lõppkokkuvõttes pigem nagu promopäev. Me saime nüüd autost hästi palju vaadata, me saime hästi palju oodata oma sõidukorda. Ja kui see kätte jõudis, siis esimene ring oli soojenduseks, õpiti, et raadiosaatjast juhendati, et siit kurvist lähed niimoodi, siit pidurdad, vaadake koonuseid. Teine oli kiire ring ja kolmas oli juba jahutuseks. Aga saite ikkagi autodega minna siis ka sinna sõitma, kus tavaline inimene sõidab tänavatele, linna vahele? Ei saanud. Nii et Renault Megane RS-iga sõitsin ma 3 ringi, millest üks oli kiire ring. Said sa vähemalt siis selle aru, kas see auto kuulub ringrajale, on ta sinna loodud? Selles mõttes ma sain aru, ta kuulub igale poole, et nagu need sportlikud luukpärad, nad peavadki kuuluma igale poole. Aga mida ma küll selle auto puhul tundsin, mille üle nad ka väga uhked, nad on välja töötanud sellise 4-kroolimise süsteemi, mida saab muuseas ka täiesti tavalistele tänavaautodele. Renault Espace, millega ma hiljuti sõitsin, kasutab seda sama süsteemi. Et teatud oludes ka tagarattad pööravad. Sina seda ei kontrolli kuidagi, seda auto ise otsustab millal. Ei ole 2 rooli, jah? Ei ole 2 rooli. Aga ringrajal oli sellel huvitav efekt, sest seda nagu meil räägiti, et on 4-kroolimine, aga ei räägitud, kuidas see tundub. Ja kõik, kes me selle kiire ringi läbisime, kurtsime, et õudselt kiiresti siuke tunne, et tekib üle juhitavust, tähendab seda, et sul hakkab tagaots nagu käest ära minema. Aga tegelikult, mis me selgelt et see oligi see hetk, kui see 4-kroolimine sekkus ja viskas nagu natuke tagaotsaga õigesse kohta paika. Aga kuna ma seda ei teadnud, siis ma läksin ise kohe jube paanikasse, hakkasin hoogu maha võtma, tundus, et ma nagu
noh, oma arust ei läinudki väga kiiresti kurvi, aga juba hakkab juhitavust kaotama. Nii et see nõuab siis veidi ümberõppimist. See nõuab ümberõppimist ja ma arvan, et noh, 3-4 ringiga oleks asi palju parem juba olnud ja noh, ühesõnaga juhtus siis see asi, et see korraldus oli kahjuks natuke selline, et oli ette nähtud ka teine sõidusessioon kõigile, kus siis oleks saanud juba kindlamalt neid ringe võtta. Kahjuks Baltikumi ajakirjanike buss pidi ennem lahkuma ja hoolimata meie sellistest pisaratest silmadest ja palvetest, et äkki meie sõidu aeg tõstetakse ettepoole ja poolakad võivad siin ju siis nagu õhtuni nühkida, siis seda ei tehtud ja nii me sealt ringrajalt lahkusime. 3 ringi tehtud, aga palju targemad kogu selle muud asjade osas. Ja sõita sai paar ringi ka selle Clio RS-iga, mis on siis natuke väiksem. See oli isegi kuidagi nagu, seal öeldi kohe, seal istus instruktor kõrval, kohe olid 2 kiiret ringi, näitas täpselt, kuidas minna, et oli lõppkokkuvõttes jättis nagu suurema emotsiooni. Et seda ei olnud ka vaja jahutusringi teha Clioga? Ei. Nii et Megane RS-il siis, kui te hakkate ostma, siis arvestage, et on vaja jahutada alati pärast, kui poest tulete näiteks. Et eks ma, ilmselgelt jõuab see varsti ka Eestisse ja loodame, et siis antakse natuke pikemaks ja saab rääkida, kuidas on elu Megane RS-iga. Aga siis selle ürituse võtame kokku niimoodi, et tegemist oli, kuidas ütlen, nagu öeldakse raadios või nagu ütleb Koit Raudsepp, hitihoiatusega. Et kohe-kohe varsti on tulemas midagi, me nägime seda, neid oli palju ja nad olid kiired. No, kui selline oli hoiatus, siis meil Renault'st praegu midagi rohkemat rääkida ei olegi ja sellega on meie tänane autotund lõppenud.